tere! Paistab, et kurepojad on üsna kurjad. Nii nagu peabki olema. Vaatame, kuidas me nendega hakkama saame. Korjaks kõigepealt ära need madamuna, mida praegu paistab ainult kaks, aga võib-olla mõni on teiste linnupoegade taga. Proovin neile raudu mitte panna pesta. Kolmandat muna ei näe nagu. Et kaks muna võtsin ära, nüüd panen nad siis karpi, et alla tuua. Ja pärast võib-olla analüüsida, mis seal sees on. Kas seal on ka mingeid mürkaineid sees või Aafrikast kaasa toodud, imporditud või ei ole. Kokku ilusti. lõpetan.
Kaabu pähe. Teisele pojale ei meeldi, kui ühele pojale ei meeldi, kui teisel kaabu peas on. Aga kohe seda ära kihkub. Ei ole mul kahte kaabut, ei saa mõlemale panna. Mis neil nimed olid? Igal juhul vanem kurepoeg või paremini arenenud kurepoeg saab rõnga 712L. L, jah. Nagu eelmise aastane see poeg. Ei, noh, lihtsalt samasugune number. Selle paneme siis vasakusse jalga, selle platiku. Ja teise läheb siis A10-139. Nii. Vast proovime kohe tiivaga ära mõõta. Teine poeg muidugi hakkab mind togima siin kohe. Ei ole söödav. $310 on tiib. Mõõdan nokaga. See on suurem. $105 on nokk. Võtame nüüd väiksema käsile. Sellel ei ole mul kaabut enam anda, aga vast ei peksa mind väga.
vähemalt suurem poeg ei saa nüüd mind peksta. Ahah. Ma nii nimetan väiksema poja. Tiib on 320. Aga tal on vähem sulgi peal. Ja nokk on täpselt sama, 105. Aga huvitav, et teine on nagu, teisel on sulgi rohkem juba selle aja peale. Aga suht rahulikud on iseenesest. Ise ka rahulikult liigutad, jah. Nii. Ma küll kaamera vaatajatele näitan tagumikku, aga nüüd kannatavad ära. Sina näed väga hästi. Nii, see on siis 10-140. A10-140 on parem jalg. Ja plastik on 712M. M. Nagu madar, jah. Miiko või mis ta oli, Miiko? Ja siit küll praegu välja ei tule, et kas nad on erinevast soost, et pigem ei ole. Pigem on ühest soost, aga kummad nad siis on suht raske öelda. 712M. Noh, pojad jäid nii rahulikuks, et enam ei tee nagu väljagi, et siin keegi on. Aga noh, kaabuta tahab tagasi. Õiendab. Sütitad maha. Aga kolmandat muna ei ole enam näha siin tehes. Pesa all ka ei olnud. Võib-olla on katki läinud. Väga põhjalikult muidugi ei vaadanud. Materjali alla kuskil. Aga hea küll, ma arvan, et võib alla minna. Proovime selle natuke sättida seda nööri. Parem osa, teinekord üles teha. Mis? Ma vaatan, kas mul seljakoti. Ma võtsin
ka välja. No, ma arvan, et äkki tamiili on lihtsam visata. Väga täpselt, aga natukene. Võta see, vaata mis sul kõrval on see lepp või see ära siis. Nii, senikaua siis. Aga ma pidin ju seda puhastama ka objektiivi. Nüüd ma saan siit pühkida. Et ma arvan, et sellel aastal tuleb ikka maha võtta. Sest siin on igasuguseid sitikaid, vämblikke võrke. Oh, aga jah. Ma teen objektiivi puhtaks ära siis. See on ikka mingisugune sodi peale tulnud, jah. Seespool ei ole häda midagi. Nüüd võiks keegi vaadata, et kas läks paremaks. Noh, kas ma ei tea, kas minu taust on nüüd selge. Aga ma näen, et seal on veel sodi. Kuule, ta oli ju juba, jah. Et ma püüaks kinni või? Ja ma loodan, et ma küünitades. Väga hea. Võib-olla isegi oleks hea too ots ja siit alla tulla. Seal jääb see tüügas ette. Siit oleks kohe hea alla tulla. Et see ots pärast jätta. Ahah, ma kohe. Oota, ma lõpetan selle objektiiviga ära. Ja on ikka, nüüd talveks jätsime selle objektiivi üles või kaamera üles. Siin igasugust sodi kogunenud. See on normaalne. See ei ole sugugi mitte poegade tehtud, vaid lihtsalt metsaõhus liikuv hõljum. Ja plekk on alles, või no plekk oli küll, aga jah, nii ilmselt nii kirju on kõik. Et kõik on ilmselt nii kirju. Mul ei ole ühtegi puhtamat asja kaasas.
No nii, nüüd peaks küll puhas olema. Noh, kuidas ma paistan? Parem kui enne. Hästi. Sätime köie paika, et siis ma ei pea ronima puud mööda enam. Saab alla niisama. Nii, aga ma lasen selle sama otsa, ma ei võtnud lahti, et tõmbadki selle üle ära, näiteks. Jah, ma lasen selle koos sellega. Nii. Küündis nüüd üles alla. Nii, aga ma tulen siis, pane too ots kinni seal, ma tulen teiselt poolt. Nii, teen kinni nüüd, jah. Paneme niisuguse asja siia külge, millega ma saan mööda köit alla ennast libistada. Käed sotsima ei läheks. Seljakotid ära võtta, muidugi oleks hea paar pilti enne teha. Rõnganumbrit ka näha. Võib-olla õnnestub. Liiga palju päikest on, siis korralikku pilti ei tule.
nii, aga see on nüüd tehtud, tuleb ära minna. Kõigepealt analind tuleb ka, jääme vahele. Nüüd oleks parem, kui neid raudu jalas ei oleks. No nii. No, ma loodan, et on. Aga ma ikka leian, et siin mingisugune vibro on peal. Aga loodan, et neid kurepoegi on nüüd siin veel tore vaadata. Läheb ilusti ja võib-olla me loeme neid rõngaid veel kunagi kuskil mujal. Mõne pesa juures näiteks mõne aasta pärast. Vaatame kinni viia nüüd sellesse üles jäävasse asja. Sellisena ikka peab siis saab ära vahetada vaja. Rauad on igast kaadrist. Naaber puhul.